kuna mulle tuli nüüd üks suur Tarte Cosmeticsi pakk, siis ma mõtlesin, et milleks hoida kõike seda endale, vaid ma näitan neid tooteid, mis ma sain. Ja ega vist hakkamegi kohe pikka, sest see pakk on siuke. Ühesõnaga ma teen ta lahti. Ma olen ise vaadanud siit ainult paari asja ja ega ma väga täpselt ei tea ka, mis siin kõik on. Aga vaatame siis, mis mulle tuli. Nii. Oh my god, neid asju on nagu tõesti palju. Üritan näidata. Ühesõnaga, siin on nagu hunnik erinevad siis kosmeetikat, meiki. Nii, alustuseks siis ise pruunistav. Pakend näeb välja selline. Aga ma teen ta lahti ka. Vaatame, mis siin sees on. Oi, kui pehme. Hinnas on siis siukene. Ja nagu ma aru sain, siis sellega peabki siis seda ise pruunistavat peale panema. Aga kuna ma kõikide toodete kohta ei ole nüüd ka päris netist uurinud, et mis ja kuidas kasutada, siis korraks uurin. Ühesõnaga, nagu ma aru saan, et see ei ole selline mahapeestav, nagu ma olen Saint-Tropezil proovinud, vaid ühesõnaga ma panen ta peale. 10 minutit peab siis ootama enne, kui riidesse paned ja siis umbes 8 tundi ei tohi minna pesema ega siis raseerida. Nii nunnu pakend, nii lahe. Nii, läheb edasi, siis muidu see video läheb ülikalt. Nii, järgmisena on siis vegan Tarte Clean deodorant. Näeb välja selline. Pakendite kohta ma pean küll kohe ütlema, need on nagu eriti armsad ja sellised suvised. Ma tahan kinni, siis ma teda kohe lahti ei tee, aga nagu ma näen, siis ta on hüpoallergik ja täitsa vegan ehk siis mingit allergiat tohiks tekitada. Üldiselt hardtooted on nagu selles suhtes väga nahasõbralikud ja väga nagu loodusõbralikud ka, et nad ei testi enda tooteid loomadel. Nii, aga lähme edasi. Näetan ta praegu kinni. Siin on mingi eriti selline äge pakend. Näitan siia ka. Väga värviline Tarte Skincare Plot Party On The Go Mattifiers. Ühesõnaga, siin peab siis olema mingi matistav. Näeb siis välja selline. Ja ma eeldan, et siin on siis puuder. Väga äge. Ootan, kas ma saan seda midagi näidata sööga. Siin sees on siis sellised pisikesed paberid, ehk siis kui nägu hakkab läikima, siis põhimõtteliselt tõmban selle paberiga endal näo üle ja siis seejärel alles panen puudrit. Nii, mis siin veel on? Sellised veekindla meigi eemaldus siis vibsid. Ma ei hakka neid ka lahti tegema, aga pakend on siuke ninnukas. See on hea, et võtab ka veekindla meigi maha. Ma küll väga palju ei kasuta veekindlat meiki, aga sellegi poolest siis järelikult on lihtsalt nii maha. Nii. Sellest ma olen küll kuulnud. See on see Tarte Rainforest of the Sea. Ta on siis nagu primer, setting spray ja siis ühesõnaga nagu nahavärskendaja. Näeb siis välja selline. Läheks ta kohe proovides. Ma olen selle kohta päris palju lugenud, aga ta on kinni. Nii, teen teid ära. Mingit lõhna ei ole, ühesõnaga saab minust näkku laskma. Proovime. Appi. See täitsa nagu lõhnabki nagu Rainforest. Väga lahe. Pakend on jälle nagu ülinunnu. Nagu ülinunnu. Aga selle Sea teemal jätkates järgmine on siis kas see võib olla vastuskrem? Pakend on siis siuke. Aga ma kohe vaatan, mis siin sees on, enne kui ma täpsemalt tean, mida ma teen. Rainforest Radiance Drops. Ma ei saagi täpselt olla, mis on. See on siis mingi sära anda. Nagu selline üli.
järgmine on siis Color Splash lipstick ja see on siis toonis Yachting. Võtan veel lahti. Väga lahe siuke sinine pakend, ma vist ei olegi nagu sellist värvi huulepulga pakendit varem näinud. See tundub mingi tumedam toon. USA. Jep, see on väga tume, aga ma arvan just sügishooajaks on see nagu super. Väga ilus. Ja neid on siin pakis veel. No ma ei ole kõike oma siit kaardist välja võtnud, siis jääb siit nagu veel, aga ma võtsin kähku, kas siin on palju neid. Nii, ühe leidsin veel. See on mingi väga ilus roosa. Popsicle. Jälle selline imeilus tumetoon. Peab kohe testima, et kuidas need peale jäävad. Ma praegu, kuna mul on endal värvitud, siis ma ei hakka seda hetkel tegema. See tundub mingi heledam. Tooni nimi on Beach Babe. Need ongi kõik sellest nende suve kollektsioonist. Nii ma saaksin kätte. Beach Babe. Oi! Võt siuksed toonid mulle hullult meeldivad. Sellised nude'id. Kergelt roosakas nude. See leiab mul kohe kindlasti väga palju kasutust juba praegu. Aga lähme edasi. Mis siin kollektsioonist? Twinkle Stick Highlighter. Nagu näete, need pakendid on kõik sellised sinakad, lillakad. See näeb nagu ülikena välja. Mulle hullult meeldib, kui on selline roosakas või kuldsega rose gold pakend ja see on see glitter ka. See ongi selline ilma parabeenideta siis siuke highlighteri nagu pulk. Ma proovin korra käe peale. Hästi pehme küll. Ma ei tea, kui hästi siin kaamerasse nagu seda võib näha olla, aga see tundub küll sellest ülimugav kuskile kaasa võtta, kui ei taha, et läheks katki seal kuskil koti sees. Järgmisena siis sellised Rainforest of the Sea seeriast jälle 2 Lip Rescue. Kas need on siis huulepalsamid või? Need on 2 erinevat tooni. Kohe võtan ka osa. Oi, kui ammas. Vaadake seda pakendit. Nagu tõesti lahe pakend. Nagu nii värviline. Nii, kus võtan lahti ka või? Kas ta on siis huvitav, kas ta on huulepalsam? Siis see peale on lihtsalt pandud Lip Rescue. Nagu muud ei ole. Ma proovin korra käe peale. Jah, ta on selline hästi nagu keelias. Et selles suhtes ega tal mingit olulist tooni ei ole. Ta on pigem selline nagu nude. Siin on piparmündilõhn ka. Ma arvan, ta ongi nagu huule pehmendajana mõeldud. Põhimõtteliselt ma panen seda toodet alla ja siis ma saan kas seda huulepulka peale panna. Nii lahe. Nagu see pakend juba on nagu üliminge. Ma tahan seda teist ka, teine on Clear. Järelikult ongi see, mida ma just siia käe peale panin, selle tooni nimi on Puff. Ja see on nüüd Clear ja see peaks siis läbi paistev olema. Aga ma tahan selles ikka veenduda ka. Pakend. Mine, siin on väiksed merilõvid peal. Või need merihobud. Nagu nii nunnu. Ja see on siis läbipaistev. Keelin siin nagu välja ka. Et ta ongi täiesti selline keelias. Oi kui pehme. Kusjuures ma olengi just tundnud täiega puudust sellisest tootest, et ennem kui need matistavad huulepulki panna peale, siis seal võiks nagu olla selline huulepalsam all ja mul on just otsa saanud. Ühesõnaga, need kuluvad mul nagu kohe ära. Lähme siis selle sama seeriaga edasi. Nii, siin on siis Filtered Light Powder. See on siis nagu matistav puuder, siis meil ta lahti siin. Pakend näeb siis välja selline. Ma ei hakka teda täiesti lahti võtma, aga ühesõnaga selline hästi puuderjas ja siuke õhukeste nagu tükikestega puuder. Et ma olen seda nagu varem kasutanud ühelt teiselt firmalt, mul tuleb praegu brändi nimi meelde, aga mulle hullult meeldib see. Ma just mõtlesin ka, et mul on puuder
reaalselt läks katki, kukkus maha ja ma üritan seda küll kasutada, aga see väga ei ole hea mõte. Siiteemat on siin veel, oi kui raske. See tundub midagi põnevat. Siin on nüüd siis laavavärvi palett. Osa. Vau! See näeb välja nagu kas väike kalasoomused ja nagu tõesti üliilus. Teeme ta lahti ka. Vau! Nagu vaadake lihtsalt. Ma ei tea, kui palju siin seda värvi on nagu näha, aga oh my god, need on nagu täpselt sellised, mida igapäevaselt kasutada ja need on väga läikivad ka. Ma võtaks huvi pärast tahaks proovida näiteks kõige tumedamaid, kuidas ta pigment jääb. Selles suhtes ta ikka jääb. Seda ma juba kodulehel vaatasin ja jäi mulle kohe silma, mõtlesin, et seda tahaks küll. See nagu appi kui ilus see on lihtsalt. Mitte ainult need toonid ei ole ilusad, vaid üleüldse see pakend on kõik mõnus. Mul on kõik see sinised asju siin laua peal täis praegu. Nii, mis ma siit veel leian? Need huulepulkasid tuleb siit veel välja. Ehk siis siin on toon High Dive ja Surfs Up. Võtan need korra. Jälle sellised tumedamad toonid. Väga coolid. Võtan neid näidata. Värvid on küll väga lahedad. Kuidagi see tumedam teema on neil, ma vaatan praegu pigem selline popikam, et mis on nüüd 5 huulepulk vist. Ja kõik on pigem tumedamad ja siis on nagu üks juhka heledam. Ja jätkame siis värvilise lainel jälle. Wow, Brighter Days, nagu see pakend. Nagu This is Goals. See on nagu nii roosa. See näeb lahe välja. Võtame ta kõik pakist välja ka. Ma eeldan, et see on highlighter. Vaatan, kas highlighting moisturizer ehk siis kreemis highlighter või? Jaa. Ja see pakend on sees ka roosa. Näeb siis välja selline. Ja teeme ta lahti. Okei, tal on see kile siia peale, aga ma lihtsalt pean nägema, mis asi see täpselt on. Ta on ikka täiesti siuke, palju siit näha, aga selline väga siuke keelias kreemias läige. Ja pigem sellisteks külmades toonides. Väga lahe ja päris siuke huvitav pakett. Nii, aga lähme edasi. Siin on siis Mattifying Primer. Näeb siis välja siuke. Teeme ta lahti ka. Poreless, väga cool. Ja seda ma siis kasutasin nagu meigialuskreemina, mis siis aitab näonahka matistada. Ja paken mulle juba väga meeldib. Wow, Tarte Taste Pro Glow to Go. No võt see tundub mingi highlighteri komplekt jälle. Vaatame. Vau, see on nagu üliilus ja siuke luksuslik pakend, ma ütleks selle kohta isegi. Teeme lahti. Oi. See, kukub välja midagi. Siin on siis kontuurimiseks selline tumedam toon ja siis on 2 highlighterit. Väga ilusad värvid. Ma just mõtlen nagu kaasas kandmiseks, see on nagu ideaalne komplekt. Ja ta näeb nagu väga siuke glam välja ka. Aga siin mustal teemal jätkates, nii armas, siuke must pakend ja peale on siis Sex Kitten. Ja taga on veel Double Duty Beauty ja las ma pakun, see on ka laovärvide komplekt. See on lahti käib. Oi, nagu kõigepealt ma lihtsalt pean näitama, milline siin nagu pakendi seest on nagu kassikäpad. Nagu nii lahedad. Nagu nii ägedad. Roosa. Siin on isegi siis siuke väike juhend juures, aga teeme ta lahti. No need toonid on nagu goals.
väga ilusad värvid. Täpselt sellised sügisesse sobivad, samas ka juba praegu kasutatav ja siin on highlighter ka veel kohe juures. Ja siis on 2 sellist matitooni, mida siis nagu kasutada pärast, mida nüüd teha selleks suitsusilma nagu ka juurde. Väga ilus. Nagu värvid on nagu nii ilus ja ma olen üsna kindel, et seda ma hakkan väga palju kasutama. Nagu tõsiselt ilus. Ja see reaalselt siin on šokolaadilõhn. Nagu šokolaadilõhn. Ma mõtlesin, mul ei ole šokolaadi kuskil, kus see lõhn tuleb. Siin lõhnab nagu šokolaad. Make Magic Happen. Järgmine laovärvi palett. Pakend on selline ilust kuldne. Ja roosad väiksed täpiksid peale. Nii, siin tunduvad olevat sellised jälle minu toolid, ma eeldan. Jälle seest on selline roosa. Roosa ja kuldsega, vau. Ja ta näebki täpselt selline välja nagu karp. Nii, siin on kilega peal. Võtan selle kilega korra. Ja need toonid. Jälle nagu super ilusad. Sellised igapäevaseks kasutamiseks sobivad. Kõik sellised vähegi pronksed, pruunikad toonid, et kuna ma olen ise just selline heleda nahaline ja siniste silmadega, siis nagu sellised toonid just hulludest sobivad. No, minu arvates. Ühesõnaga neid palette on siin küll ikka päris üks olnud sees. Vaatame edasi. Siin on nüüd blush and highlighter. Selline lilla pakend. Ja nii armas on see, et ma vist unustasin enne mainida, aga kõik Tarte'i tooted on siis nagu cruelty free. Ehk siis need ei testita loomadel. Et sellise suure firma kohta minu arust hull respekt neile, et nad seda teevad. Et nii hea on kohe neid asju kasutada. Aga järgmine siis on Rose Gold Blush and Glow. Näeb välja siis selline. Ja vaatame, mis teil on. Siin kukub. Ühesõnaga siin on põsevuna ja highlighter. Jälle selline ideaalne komplekt siis, mida kuskile kaasa võtta, et ei pea järelikult tassima siis highlighterit. Nüüd on siin 2 eraldi põsepuna. Pakendid on sellised armsad pisikesed lillad. Aga toonid on neil erinevad. Ühe tooni nimi on Dazzled ja teine on Exposed. Ma siis eeldan, et üks on äkki vähe tumedam ja teine äkki vähe heledam. Võtame välja. Kolistan. Sellised pisikesed. Kergelt sellised roosakad, lillakad pakendid. Vaatame. Ja ta on mõlemad toolid jälle korraga näitab. Mis alati. Siin on peeglid ka peal, ehk siis üks on siis vähe tumedam ja teine siis selline roosakam. See, mis mul siin poole on, selle tooni nimi on Exposed ja see, mis mul siin käes on, selle nimi on siis Dazzled. Peab muidugi proovima, kuidas need nahal ka jäävad, aga ma ei jõua seda kõike veel testida, see ongi praegu lihtsalt, et näidata, mis üldse tuli. Vaatame edasi. Siin on nüüd matt veekindel bronzer. Nagu sellised sõnad ühes lauses, et matt ja veekindel ja veel bronzer ka. Tundub põnev. Tuts. Nagu vaadaks seda pakendit. Vau. Vaatame ikka ta. Okei, ma natuke kaldun arvama, et see jääb äkki liiga hele. Pakendi kohta veel, et ta ei ole selline tavaline plastik, vaid ta ongi siis sellisest nagu, ta ei ole päris nahast, aga nahalaadsest materjalist ja siin ääred on õmmeldud, et see näeb välja nagu rahakott. Nagu reaalselt see näeb välja nagu rahakott. Lihtsalt siuke pisikene. Lähme edasi. Paistab mulle üks Dream Big Amazonian Clay palett. Kas see võib olla jälle laovärvid? Jaa. Peaks olema laovärvide komplekt. Ja kohe. Ta on üsna sarnane sellele, mis ma siin enne näitasin. Teine on peegel ka kaasas. Aga sellised väheke tumedamad toonid.
väga ilusad värvid. Pigem sellised roosakamad. Et ma olen hakanud ise ka viimasel ajal sellist roosakamaid toone kasutama. Et ma olen väga põnevil. Mulle meeldivad siin nende toonide nimed ka, näiteks Go for it or Happening ja You can. Et see on lahe. Ja see jälle lõhnab nagu šokolaad, reaalselt Kalevi piimašokolaad. Nagu ma isegi üldse ei võimelda seda üle, vaid ta lõhnab nagu väga tugevalt. Ja väga hästi. Vau! Kui midagi roosat, siis Riiule meeldib kohe. Tegemist on järjekordse laovärvi paletiga. Väga roosa. Ja see on jälle selline nagu siuke metallik pakend, ka selline nagu naha moodi või siis tugevam paber. Ja vaatame, mis toonid siin sees on. Šokolaadilõhn nagu tuleb jälle. Ja siin on siis sellised pruunikad toonid. Jälle täpselt mulle. Vaata, neid pruunikate toonidega palette on nagu päris palju. Aga see on tegelikult hea, sest need on kõik jälle natukene erinevad toonid. Ja see pakend on küll üks mu lemmikumaid praegu. Väga minulik. Leian ühed eriti lahedad Man-Eateri siis sellised pakendid. Vaatame kohe, mis need on. Üks on siis Liquid Eyeliner ja teine on see Self-Sharpening Eyeliner. See siis, okei, see tundub midagi väga teistsugust. Self-Sharpening. Ahaa, nüüd lähevadki sellised ilusad pisikesed, peenikesed mustad leopard. Kus ta lahti käib? Hashtag piinlik. Ahah, keename peal. Tal ongi nagu selline pliiatsi moodi otsik. Päris, aga ta ei ole nagu, ta ei ole keelias, vaid ta on pigem selline, no ikka nagu pliiats, aga selline hästi pehme. Nii, ja järgmisena on Man-Eateri siis Liquid Eyeliner, ehk siis see peaks olema pigem just see keelias eyeliner. Liner siis lihtsalt. Näeb üsna sarnane välja nagu eelmine toode. Ahah, see on siukse hullult nagu peenikese otsaga. Et kes siis tahab sellist ilusat kiisusilma teha, siis see on täpselt neile. Ma kahjuks ei oska üldse seda väga teha, aga kuna see on üsna siuke peenikese otsaga, siis võib ju täitsa proovida, et ta on hästi siuke ka keelias, hästi pehme otsik. Et vaatab, kuidas ma sellega hakkama saan. Aga lähme edasi. Siin on veel sellised pisikesed otsikuid. Ma leian veel ühe laineri. Pakend näeb siis välja selline. Tegemist on siis sellise kreem ja laineriga, millel on kaasas hari ja siis eraldi teebiskeel. Väga huvitava, ühesõnaga väga huvitav hari. Selline otsast veidi kaldus, et just seda silma tegemiseks väga hea. Aga kus see lainer on? Ja see on selline nagu pisikene tuub. Et ühesõnaga siit ma võtangi välja toodet. See on siuke huvitav otsik. Siit võtab toodet ja siis selle harjaga siis kannab seda peale. Ma ei olegi vist näinud sellist harja varem, aga see täitsa kutsub proovima, et siin on nagu näha ka, kuidas seda siis teha. Vajab kindlasti katsetamist, aga küll ma ära õpin. Vaatame, mis veel on. Siis on Tarteist Pro Glow jälle Liquid Highlighter. Et ühte sellist ma arvatavasti teile juba näitasin, aga muu pärast vaatan, kas see on taoline. Ei, ma ajasin sassi selle highlighter stickiga. See on ikkagi siis selline pisemat sorti highlighteri tuub, mis on siis ka keelias highlighterile. Ja mul on terve käsi juba neid highlighterid siin täis. Ja ma korra vaatan. Ta on vähe tumedam kui see, mis ma enne vaatasin, et eelmine oli nagu sellise külma alatooniga. Mida kui palju siit on näha, et siit kõige vasakpoolsem, siis teie poolt, siis parempoolsem, on vähem selline nagu pronksjam. Pakend mulle muidugi meeldib rohkem, et ta on väiksem, et siis nagu natuke lihtsam võtta toodet välja ka.
näeb väga ilus välja ja nagu mu käsi tõesti läigib siin väga järelikult toimib. Vaatame edasi, siin on Lights, Camera, Splashes, veekinder ripsmedušš. Ja enne unustasin mainida, aga kõik ripsmedušid, mis ma olen siiamaani siit või lainerid, mis on olnud, on kõik olnud mustad. See vist on nüüd esimene ripsmedušš. Seda pakendit ma olen kusjuures ennem näinud teistel YouTuberitel. Ja ma olen selle kohta väga palju kuulnud. Aga ma ei saanud selle pakendi järgi aru, et see on just see. Ta näeb siis selline rahakoti moodi välja, ma ütleks. Jälle selline nahkjas. Vaatame, kuidas see hari on. Pisemat sorti hari. Mulle pigem just selline meeldib. Nii et sellise väga suure harjaga nagu väga hästi ei saa mina ripsme tarvitud. Aga see on just ideaalne. Ja pakendile nagu 10 punkte kindlasti nagu nii taha. Neid ripsmedušše on siin veel. Siin on siis jälle sellest samast seeriast Lights, kui eelmine oli Lights, Camera, Splashes, siis see on nüüd Lights, Camera, Lashes. Ehk siis 4 4-in-1 maskaara. Ma eeldan, et ta on vähe suurema harjaga. Ja näeb selline paken näeb välja täpselt samasugune nagu eelmise. Aga vaatame, kuidas see hari on. Väga musta värvi. Järgmine on jälle ripsmedušš Smart Mascara. Miks ta võtab nüüd Smart on? Vaatame. Jälle musta värvi. Siin on juba mingi eriti cool pakend. Ma selle kätte ka saaks. Selle nimi on Gifted. Vaadake seda, nagu väga lahe selline puidust materjal. Sellist ripsmedušši ma pole kohe kindlasti varem näinud. Aga vaatame, millise hari välja näeb. Jälle siuke pisem hari, mis mulle just meeldib. Just siuke tihe. Nii lahe. Veits siuke nagu tribali. Ühesõnaga ripsmeduššid juba praegu meeldivad, ma loodan, et nad nagu sobivad ka. Järgmisena on siis Tarteist Lip Paint. See peaks siis olema ka äkki siuke. Ja selle tooni nimi on XOXOX ehk siis XOXO. Selline vähe tumedam punakas ja rantsikas toon. Vaatame. See isegi lõhnab nagu värv, nagu reaalselt värv, et tal oligi lip paint ja tema siis harja otsik on selline. Järgmisena on siis Quick Dry Matte Lip Paint. Eelmine oli siis lihtsalt tavaline lip paint, sest see peaks olema nüüd selline kiiresti kuivav. Ja selle tooni nimi on Exposed. Ta näeb ikka samasugune välja, sest pakend oli natuke teine. Aga see on küll väga minu värv. Nagu kindlasti. Ja vaatan korra, kuidas ta otsa, ma eeldan, et on samasugune. Jah, täpselt sama. Ja ta on siuke nude roosa ja pigem selline tuhk. Et kui siin oli peal ka, et ta on matt, siis ma eeldan, et ta kuivab ka huultel matiks. Järgmisena on siis Tarteist Double Take Eyeliner Double Effect. Ja jälle musta värvi. Milline ta on. Selline pliiats siis. Ja otsik on siis jälle selline pigem peenem, millega siis oleks jälle hea kiisu silmi pähe joonistada. Mulle mega meeldib pakend, kui on selline must ja kuldsega, siis ma olen põhimõtteliselt müüdud. Ta näeb väga selline luksuslik välja. Järgmine on siis jälle see Sex Kitten kollektsioonist Liquid Eyeliner. Ja ma näitan korra pakendit, et siin on sellised pisikesed kiisunäokesed mõlemal pool pakendit. Ja vaatame, milline ta välja näeb.
oi, see kiisu teema nagu täiesti läheb edasi. Siin on reaalselt kiisu pea selle pliiatsi otsas. Nagu kui nunnu annab olla. See on nagu täiega nunnu. Ja ots on siis selline, nagu neil enamustel, mida ma näidanud täna olen. Pigem peenikene, et oleks siis selline pliiatsi kujuline, et oleks hea seda joont tõmmata, lainerjoont. Aga see pakend no ma ei ole midagi sellist näinud. See reaalselt, ma arvan, kui mõni väike laps seda vaataks, ta arvab, et see ongi lihtsalt joonistuspliiats või midagi. Glitter liner Tartist Pro ja toonis Rose Gold. Tundub midagi väga teistsugust. Vau. Nagu vau. See ongi reaalselt glitter ja nagu ma aru saan, siis mõlemas otsas on liner. Üks on siis rohkem selline tükkidega glitter ja see teine on siis vähe sellisem ühtlasem. Appi, kui lahe. Ma 2 joont, üks on siis see glitter. Ma isegi mäletan, aastaid tagasi oli see glitter nagu väga moes ja mul oli hõbedane glitter liner. Me kasutasime seda vist kunagi keskkoolis mingi tantsuvõistlusel äkki. Pärast seda ma ei ole nüüd kordagi kasutanud. Aga see tundub nii lahe, et miks mitte kuskile peole panna. Ühesõnaga, üks on siis see glitter, on juba kohe näha müüka. Ja teine on siis natuke selline lihtsalt nagu läikivam ja vähe ühtlasem sädelev liner. Ja mõlemad on siis Rose Gold. Tundub väga lahe. Nagu väga lahe. Ma ei ole ammu selliseid asju kasutanud, et see nõuab uut meedivideot. Tegemist on siis jälle nende lip paintidega. Ja siin on toonid Festival ja OG. Võtame mõlemad korraga lahti. Täpselt midagi, mida jälle igapäevaselt kanda. Väga ilusad värvid jälle. Et need peab kindlasti katsetama, et mis toon see täpselt mulle sobib ja mis mulle ei sobi, siis miks mitte panna see enda giveaway'sse. Järgmisena on jälle siis see liquid highlighter. Kuna ma enne ei teadnud, mis mul siin on, siis ma ei saanud neid teisega koos näidata. Ja see on Exposed. Kas ta on sama nagu eelmine või ei ole? Teine oli Stunner ja see on Exposed, aga ta on pakendi poolest täpselt samasugune, nagu ma eelnevalt näitasin. Ja ta on ka siis selline vedel highlighter. Pakend mulle jälle meeldib ja see on see Tartist. Selline kuldne ja must. Nii ilusad. Siit tuleb midagi roosat. Sweetheart. Tegemist on lõhnaga. Nii. Sweetheart fragrance. Ma eeldan, et on väga magus lõhn. Võtame kohe. Mida kätte saan. Oi, kui armas. Oi, kui nunnu. See on nagu tõesti siuke hea pisikene, mida kaasa võtta, nagu väike pliiats. Aga nuusutame lõhna ka. Ja ma ei saa seda jälle lahti. Aha, see tuleb keerama. Ta on selle rullikuga. Tõesti siuke magus lõhn. Kergelt isegi meenutab Victoria's Secreti lõhnasid. Väga mõnus. Väga mugav kuskil lihtsalt kotti pista kaasa võtta kuhugi jälle minna. Ei pea suurt pudelit kaasas kandma. Siin on High Performance Naturals Blush. Taolist blushi ma minu arust näitasin, aga see on nüüd teises toonis. Et mul on siin need eelmised ka, aga ta pakend on vähe teine. Ta on ikka ülipunane. Selline nagu Natural Beauty ja pigem vaarika toon, ma ütleks selle kohta. Selline vähe tumedam. Proovime, kuidas ta nahal jääb. Et ei taha päris sellist nuku efekti ka, kus põsekohad on ainult punased. Nii, ja siin on 3 viimast asja, mis mul siin karbis on. 2 tükki nendest siis on lip exfoliant. Ma eeldan, et ta on huulekreem. Aga
vaatame, siuke nagu huulepalsam. Oi, jep, mul on õigus. See on huulepalsam ja see pakend on nagu jälle väga armas. Huulepea, muudutame ka. Ta on selline vähe nagu tugevama piparmündi lõhnaga siis huulepalsam. Väga nunnu pakend jälle, nagu täiesti nunnu. Nüüd on siin iPace Lead Lock. Ma siis eeldan, et tegemist on primeriga. Toonis Puff. Puff peaks olema siuke pruunika. Nagu vau. Primeril on siis selline kork peal ja ta iseenesest on siis selline pisikene. Nagu väga cool. Nuusutada ju kõike. Okei, ta ei lõhna, aga toon Puff ja see on siis nagu silma alus kreem, primer, et siis kõik need laovärvid, mis siin olid, et nad paremini peale püsiksid ja oleks siis tugevama pigmendiga ka. Ja viimasena on Maracuja Sea Brightener Eye Treatment. Kas see võib olla silmakreem? Tarte Skin Care. Järelikult see on silmakreem. Vaatame. Vau, see pakend on jälle nagu üliilus. Puidust kork ja siis selline lilla. Vaatame, teeme ta lahti. Siuke tavaline pisike kreem. Ja ta on siis silma alus kreem, et ei tekiks siis neid pisikesi kutte siia alla. Ühesõnaga, see oligi siis kõik, mida Tarte mulle saatis testimiseks. Ma ei ole neid tooteid üldse nagu proovinud, ma pean hakkama katsetama, mis sobib minule, mis mulle ei sobi. Ja ma olen üsna kindel, et ma teen varsti enda blogi Facebooki lehel loosimise, sest mul ei ole kõiki neid huulepulkasid ja laovärvipalette vaja. Ja ma annan sellest kindlasti enda Facebooki lehel teada, nii et kui sa veel ei ole minu blogi jälgija või siis minu YouTube'i kanali jälgi, siis kindlasti subscribe'i. Ja kindlasti ma jätan siis enda blogi lingi ka selle video alla, et mine vaata. Ja ma ei oskagi midagi öelda, ma olen sõnatu. Neid asju oli nii palju, ma olen alati tahtnud Tarte kosmeetikat proovida, aga meil ei ole väga võimalik Eestis neid kuskil osta. Põhiline koht, kus sa saad neid osta, ongi minu teada Amazon, et saad tellida. Nii et head testimist mulle ja kindlasti tulge minu kanalile tagasi. Ciao praegu! Also, I want to say a really big thank you to Fred and the whole Tarte family for sending me this huge Tarte package. You can't even believe how happy I am, so thank you!